Eelmistel päevadel see vlogi teema hakkas veits liiga tiibiks minema ära, nii et nüüd luban ainult head saaremaist vibe'i järgmised päevad. Iskuvastusse kestab orienteerivalt 27 minutit. Kulutusalased juhised kuvatakse ekraanidele, mis asuvad reisijate salongis. Palun ärge jätke lapsi järetundeta. Kliimaga õpilikude laeva sisenedes ainult selleks ette nähtud alus. No nii, tervitused siit Paradiisi saarelt. Päike paistab, ilm on soe, mingi 16 kraadi. Eelmistel päevadel see vlogi teema hakkas veits liiga tiibiks minema ära, nii et nüüd luban ainult head saaremaist vibe'i järgmised päevad. Aga hakkame selle pulliga pihta. Ma arvan, elus olen 2 korda vist käinud tennist mängimas ja täna tuleb 3. kord. Idekas laul. No mehed, kas olete valmis? Kuule, me ei jaksa enam. Are you ready? ...19. aprilli lihtsalt siuke ilm juba väljas. Suvel on ka siukest sooja, ma ei tea, mingi paar nädalat tavaliselt ainult. Kui sedagi. Päike juba võttis päris korralikult just. Ja tennis on kõik üli chill mäng. Kui juba veits nagu hakkab löök välja ka tulema ja värki, siis on nagu siuke üli hea toksida. Aga no siukse ilmaga on lausa patt toas olla. Mõtlesin, et läheks vaataks Kuressaare linna peal veits ringi ja kuidas seda veel teha, kui mitte rattaga. Vana hea papsipill, Rootsi sõjaväeratas. Tõeline klassik. Selline on siis seis Kuressaare kesklinnas praegu 18. aprillil. Nad hakkasid seda korda tegema täpselt 11 kuud tagasi. Ehk siis terve eelmise suves oli remondis ja mulle tundub, et nad ei saa seda selleks suveks ka veel valmis. Ja ma ei ole päris kindel, mis asi see siin on. Vahepeal teel siia randa sain aru, mis asi seal linnas oli. Või noh, ma tegelikult lihtsalt kuulsin, et keegi ütles, näe, pühade muna. Ja siis mul klikkis ära, et munade pühad on. Okei, see on muna. Aga ma nagu ei arvestanud, et praegu on juba õhtu kätte jõudnud ja väljas on veits külmemaks läinud ja päike on ka vaikselt pilve taha kadumas, nii et ma olin linnas ainuke vend, kes oli lühikeste pükstega. Üks oli veel niisugust pool lühikestega, muidu kõik olid mingi jopede ja pikkade pükstega. Aga noh, siis ma olin täpselt niimoodi. Normaalne vend. Aga vaadake lihtsalt seda pilve seal. Kõik, kes fotograafiaga tegelevad, mõistavad mind, aga teised mõtlevad, et what the fuck are you talking about? Aga tänaseks tõmbamegi selle vlogikese kokku siit Saaremaalt, et olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme uute seiklustega. Kui sulle tundub, et mul hakkas õues praegu veits jahe, siis
sulle tundub õigesti. Päeval oli +18 kraadi ja päikese käes isegi üle 20, sest praegu on sellest järgi mingi 10 kraadi ainult.